Olen maja juures, mille just müüki paneme, Keskaare T20 ja tahtsin täna rääkida energiaefektiivsusest. Kuna eeloleva talve siin kardetakse elektri- ja gaasihindade pärast, siis teema on selline asjakohane. Aga räägimegi siis, mida tähendab nullenergia hoone, milliseid lahendusi on võimalik kasutada, et energiakulu alla viia ja võib-olla isegi täielikult ära katta. Näide on meil siin olemas, nullenergia hoone, tänu millele võid endal elektriarved ära unustada, ehk läheme vaatame. Hoone energiatõhususe miinimumnõuete järgi, see on kohe selline vabariigi määrus, peavad alates 2020. aastast kõik uued hooned olema ligi nullenergia hooned. Kusjuures ligi nullenergia hoone miinimumnõuetele vastamiseks võib arvesse võtta ka kohapeal toodetud taastuvenergiat, kus taristu ei võimalda kohapeal elektrienergiat toota. Seal siis võib erandina ka vastata maja madalenergia hoone nõuetele. Ehk seadusandlus ise viib juba meil uusi valmivaid hooneid aina tõhusamaks ja tõhusamaks, aga kuna ütleme selline keskmine Eesti majapidamine on ilmselt tunduvalt kehvemas seisus, siis räägime kõigepealt põhilised sellised mõisted üle. Madalenergia hoone ehk selline absoluutne miinimum, mida praegu erandjuhtudel võid ehitada, ei tohi aastas tarbida rohkem kui 120 kilovatt-tundi energiat ruutmeetri kohta siis aastas. Selline 250 ruudune maja näiteks ei tohiks siis aastas tarbida üle 30 000 kilovatt-tunni energiat. Madalenergia hoone puhul ei eeldata lokaalset elektritootmist ja madalenergia hoone vastab siis B-energiaklassile. Ligi nullenergia hoone ei tohi tarbida üle 50 kilovatt-tunni ruutmeetri kohta aastas. Ehk jällegi samasuguse 250 ruutmeetrise maja puhul mitte rohkem kui 12 500 kilovatt-tundi aastas. Ligi nullenergia hoone puhul võib siis arvesse võtta, tasaarveldada ka kohapeal toodetud taastuvenergiat ja ligi nullenergia hoone vastab siis A-energiamärgisele. Nullenergia hoone puhul katab toodetud taastuvenergia ära tarbimisvajadused ja vähemalt siis energiaarvutuse põhjal peakski olema energiakulu 0. Kuna asja on ajatud nüüd piisavalt kaugele juba, siis on kasutusele võetud ka termin plussenergia hoone, mille puhul siis kohapeal toodetud energiat on rohkem, kui seda tarbitakse ja enamasti siis müüakse elektrivõrku tagasi. Ehk on ka selliseid oligarhe, kes kodus elamise eest teenivad. Muidugi selleks tuleb ka eelnevalt investeerida omajagu. Ehk viimase aasta keskmine kilovatt-tunni elektrienergia hind on 12 senti. Praegu just vaatasin. Aga tõenäoliselt eeloleva talve ootuses siin näiteks fikseeritud paketti on hetkel võimalik sõlmida 20 sendi pealt kilovatt-tunnist. Kui võtta, et selline 250 ruudune maja madalenergia hoonena peaks mahtuma 30 000 kilovatt-tunni sisse aastas. Reaalsuses Eesti keskmine maja on ilmselt hullemas seisus, aga võtame madalenergia hoone, mida teoreetiliselt on võimalik ka vastavalt nõuetele täna ehitada, siis su tarbimine teoorias võib olla 30 000 kilovatt-tundi aastas. Selle viimase 12 kuu keskmise 12 sendi pealt see teeb 3600 eurot aasta peale ehk 300 eurot kuus. Kui nüüd selle asemel osta nullenergia hoone, nagu see siin, mis suudab kogu energiavajaduse koha peal ise toota, sedasi, et suvel müüakse rohkem elektrienergiat võrku tagasi, talvel siis põhimõtteliselt tasaarveldad seda sama elektrit teenusepakkujaga, siis sul on see 300 eurot kuus säästetud. Kui võtta see 20 sendine elektrienergia maksumus, mis fikseeritud paketiga praegu reaalselt on võimalik sõlmida, siis sinu jaoks sääst oleks 500 eurot kuus. Need on päris suured summad. Millised lahendused on siin siis kasutatud, et nullenergia hoone selline staatus on saavutatud? No muidugi kõik algab juba projekteerimisest.
üldiselt, et tulemust saavutada, peadki sellega juba projekteerimisel arvestama. Siin algselt eesmärk nii kõrge ei olnud, aga ehituse käigus omanik tegi mitmeid olulisi selliseid lisainvesteeringuid, mis viisid siis selleni, et maja suudab kogu vajamineva energia koha peal ise toota. Esiteks, maja ise. Maja on ehitatud 2 eraldiseisvale betoon siis valatud vundamendile. Majal on enda oma, garaažil on enda oma, mis on soojustatud 200 mm EPS-plaadiga. Seinad on Bauroki plokist soojustatud 200 kivivillaga ja 50 tuuletõkkeplaadiga ja katusel on 500 milli villa. Ehk maja on paraja sellise teki sees. No, ehituseks loomulikult lahendusi on erinevaid. Näiteks osade väga vingete kiviplokkidega, mis on kohe eriti paksud ja sooja pidavad, on võimalik sama tulemus saavutada ka ilma soojustamata. Teoreetiliselt on sama tulemus võimalik saavutada ka moodulmaja puhul. Siis küll seal on kohti rohkem, kus soojapidavuse peale pead mõtlema. Üldiselt peetaksegi kivimaja selliseks lahenduseks, kus on kõige lihtsam saavutada hea soojapidavus. Seda mõõdetakse materjalide puhul U-arvuga, sellist siis materjalide soojusjuhtivust ja kui erinevaid materjale seal siis kombineerida, kas ainult kiviplokk koos soojustusega, on võimalik erinevaid lahendusi siis ka omavahel U-arvu abil võrrelda. Näiteks uustel ja akendel tootjad panevad samamoodi U-arvu juurde, et saaksid jälgida, et kuskil ei oleks sellist liigset energiakadu. Need on muidugi nüüd tootjate numbrid, ma paikapidavust ei tea, aga erinevate kiviplokkide soojuspidavus võib juba erineda seal rohkem kui 3 korda isegi. Küll siin sellist maksumust erinevate lahenduste osas, konstruktsiooni osas just, on keeruline hinnata, sellepärast et erinevate materjalide ja erinevate maksumustega tegelikult on võimalik sama tulemus saavutada, sama soojapidavus. Ongi see sama näiteks kivimaja versus moodulmaja, sul on võimalik sama soojapidavus saavutada, aga maksumus loomulikult on erinev. Kui olemasolevat maja hakkad soojustama, siis see võib väga kalliks minna. Tavaliselt siis lisanduvad ka seal akendevahetused, muud tööd, mis juba kui fassaadi hakkad tegema, tuleb ära teha. Mul vanemate maja näitel see võib kuskil isegi seal 50 tonni olla. Üks koht efektiivsuse tõstmiseks on kindlasti sundventilatsioonisüsteem ja veel parem, kui see oleks soojustagastusega sundvent. See vähendab seda olukorda, kus pead akneid avama, et värsket õhku saada ja sellega lased sooja õhu toast välja. Hinnanguliselt on isegi öeldud, et sundventilatsioonisüsteem vähendab küttekulu kuskil isegi seal 20–30%. See oleneb süsteemi efektiivsusest, kas on soojustagastusega sundvent, kui efektiivne on soojustagastusega süsteem ehk kui efektiivselt ta suudab vahetada soojust siis välja tõmmatava ja sisse puhutava õhu vahel. Sundventilatsioonisüsteemi selline maksumus, kui seda hinnata, et nüüd lisainvesteeringuna teha juba valmis olevale majale, see võiks kuskil seal täitsa 7–10 000 eurot maksta. Siin vaatasin ka tootjate andmeid ja küsisin siit sealt. Ma ei tea, kas sõbra hinnaga saaks paremini või praegu inflatsiooniga just maksumusega läheks hoopis kehvemini. Aga kõige suurem erinevus efektiivsusele ilmselt tuleb ikkagi küttesüsteemist. Tänasel hetkel, kas sul on elektriküte, gaasiküte või maaküte, nagu sellel majal on, siis energiaefektiivsus siin võib erineda isegi seal 50–80%. Need on ka nüüd tootja andmed. Siin sõltub ka, mis küttesüsteemiga võrrelda ja ilmselt ka milline maaküttesüsteem sul on. Siin ta on horisontaalse kollektoriga. Tehakse ka puuraukudesse kollektorid, mis natukene on efektiivsemad, aga kuna see puurimine on tunduvalt kallim, siis seda tavaliselt tehakse ainult siis, kui on ruumiga puudus, et sul horisontaalselt ei saa paigaldada. Meie näite puhul see 50–80% efektiivsuse võitu aitab siis lihtsalt kulusid vähendada, mida siis toodetava elektrienergiaga
peaks katma nullenergiahoone puhul. Muidu see aitaks siis sinu igapäevaseid kulusid vähendada. Maaküttesüsteemi paigaldus tõenäoliselt läheb kuskil veidi üle 10 000 euro. LED-valgustid on ka tegelikult koht, kus on võimalik energiakulu vähendada. Kui kodus kõik valgustid vahetada LED-ide vastu, siis kuskil circa 50% on võimalik elektrikulu vähendada. No muidugi siin võit rahas on väiksem, kuna lampides niikuinii ei suuda väga palju elektrit ära põletada. Aga jah, siin majas ainult LED-id nii sees kui väljas siin perimeeter, kõik on ainult LED-idega pandud. Need on siis mõned energiaefektiivsed lahendused. Aga isegi kui sa selliseid säästlikke lahendusi kasutad, siis tarbimine on sul ikka, isegi kui see on väiksem. Et nullenergia saavutada, pead sa kuidagi koha peal energiat tootma, mis siis sinu kulud kataks ja et sa nulli jõuaksid. Enamasti tähendab see päikesepaneele. Eramajade puhul tuulik on liiga keeruline lahendus. Sellel majal on 10 000 kilovati eest päikesepaneele, mis siis enamasti paigaldatakse katusele eramajade puhul, nagu sellelgi majal. Sisemine süsteem opereerib siin ja tavaliselt siis suvel toodetakse rohkem energiat, mis müüakse võrku tagasi, talvel pead ise võrgust tarbima, aga aastaringselt saab siis kulud nulli. 10 000 kilovatise päikesepaneelide süsteemi maksumus, tõenäoliselt läheb kuskil võib-olla veidi alla 15 000 euro. Vot selline värk. Ega majas kõik muu on ka tegelikult väga hästi ehitatud. Siin on täis marmorit igal pool. See kamin juba maksab ulmesummasid. Täisbetoonist vahelaed, täisbetoonist trepp, miski kuskil ei nigise, ei nagise, kui sa käid. Ma ei tea, Georg võib mõned ilukaadrid ka siin teha. Saab teile näidata. Selline maja tuleb Viimsis müüki, Keskaare tee 20. Igati vinge maja, kui see 300 eurot kuus elektriarvetelt säästu arvestada laenumaksesse ümber, kalkuleerida see 30 aasta peale, siis võiksid kuskil 100 000 kallima maja osta. Kui praegu kuskilt gaasiküttega majast siia ümber tulla, siis võit on ehk ka kuumal suvepäeval tasub mõelda, mis eeloleval talvel energiahinnad teevad. Nullenergia maja on igati hea valik. Näeme järgmisel korral. Tšau!